Top Marine'i praktikandid on osalenud sel aastal kevadel 2 kuud meie tootmisprotsessis. Ja kui ma vaatan nüüd objekte, kuhu on meie objektid sel aastal sõitnud, siis hästi levinud on Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani, Norra, aga kindlasti võib nende sõrmejälgi leida ka Rumeenia ujuvkaide pealt. Väike ettevõte võiks praktikakohti pakkuda täpselt samasuguse põhimõtte alusel nagu suuredki ettevõtted. Noored on ju meie tulevased töötajad, kui nad saavad koolist endale teoreetilised oskused, siis praktikakohast saavad nad endale praktilised kogemused. Kui ettevõte võtab nüüd endale praktikandid tööle, siis loomulikult saavad hästi suure koormuse praktikandi juhendajad. Hästi lihtne on ise tööd teha, aga hulga keerulisem on nüüd see töö niimoodi endale läbi mõelda, et sa oskaksid seda ka teistele seletada. Top Marine on selles mõttes hea näide, kuidas noor inimene saab parema hariduse, sest parima hariduse me saame siis, kui me reaalselt teeme tööd, siis me saame aru, miks meile mingeid asju loengutes ja tundides räägitakse. Ettevõte saab endale head noored valida, ta saab oma mainet hästi kujundada, oma tuntust kasvatada, jätta endast ka hea arvamuse nendele noortele, kes selles koolis õpivad. Ja kokkuvõttes haridusasutus saab ju pakkuda paremat haridust neile inimestele, keda ta õpetab. Kuigi Top Marine tegutseb ju väga rahvusvaheliselt, siis kokkuvõttes on ta ju ikkagi väike ettevõte ja regionaalne ettevõte ja see on hea näide sellest, kuidas üks väike ettevõte Lääne-Virumaal saab pakkuda väga head praktikavõimalust paljudele noortele tegelikult. Iga aasta võetakse mitu noort, nii et selleks ei pea olema mingi väga suur ettevõte, et anda hea praktikavõimalus.